Tere, mina olen Andres Simon ja täna läheme me Lasnamäe järve, mis tegelikult kannab nime Pae pargi veekogu. Ma ütlen ausalt, ma ei ole seal varem käinud, ma leidsin selle koha puhtjuhuslikult, iseenda jaoks, tallinlasena. Mis tähendab minu jaoks vesi? See tähendab seda, et sinna saab sisse minna, seal kindlasti on midagi, aga kuna ma seal käinud ei ole, siis ma ei tea, kui sügav see on, mida me seal näha võime ja nii edasi, nii et lähme vaatame. Ma näitan teile kõigepealt koha üle ka. See on siin kesklinna lähedal, Lasnamäe kanali kõrval, kanal jookseb siit samast ülevalt läbi. Ta on niisuguse vahva kujuga, ma olen seal paar korda käinud ümberringi jalutamas, inimesi seal on, tegevust on, nii et lähme vaatame. Tegelikult on nii, et iga kord ei pääse igale poole lähedale vaata ja siis tuleb improviseerida. Ja kuna mul oli paras jagu, see tundub küll naljakas, mul ei ole lapsi, aga mul oli garaažis üle üks laps ja kärm. Ja koht, kuhu me lähme, on natuke raskesti ligipääsetav, siis tuleb võtta asjast maksimum, mis sul on ja kohandada seda nii palju, et nagu oleks hea. Sellest vanast lapsevankrist saab hea transpordikäru, juhul kui see muidugi vastu peab. Mulle põhimõtteliselt peab vastu ju. Kuule, aga see vihm on küll naljakas. Kas on nagu siuke märk, et ei peaks minema? Ei ole. Kes see siis, ega siis vee all on samamoodi ju märg. Vahest pole, kus me märjaks saame, vee peal, vee all. Sul rätik on kaelas. Pae pargi veekogu on Lasnamäe serval paiknev endine paekivikarjäär ja omavoliline prügila. Pärast reostunud ala puhastamist ja täitmist on sellest saanud võimas 8,5 hektari suurune veekogu, mille sügavus küündib kohati kuni 8 meetrini. Lähme vette sealt, kus on see vabaõhulava. Sealt on asi natukene mõnusam ja rahulikum, sest et kui me roniksime siit sisse, siis siin tundub, et on asi järsem. Ja nagu te teate, siis tundmatus kohas pea ees vette minna ei tohi. Vähemalt vesi tundub soe. Nähtavus on küll natukene kehva, aga mis siis? Teeme ära! Vahepeal on vihm tugevnenud, mis tõttu pean kiiresti ümber riietuma. Vastasel juhul ei ole mul veest tulles midagi kuiva selga panna, mis tähendab, et oht külmetuda on väga suur. Nähtavus on tõesti halb. Tuleb olla eriti ettevaatlik, sest ees ootavat ohtu ei pruugi märgata enne, kui on liiga hilja. Silm seletab siin ainult mõnikümmend sentimeetrit, mis tähendab, et liikuda saab ainult käsi kaudu. Peame hoidma kalda lähedale, kus saame orienteeruda paekivi astangu järgi. Sügavamale pole meil mõtet minna, sest alates 3 meetrist kaob siin kogu valgus. Aga isegi nii halva nähtavusega on tegelikult võimalik leida palju põnevat. There are questions that need answering. There are answers that I seek. Oh, there are things that keep me awake in the night. I can't sleep, sleep, sleep. I can't sleep.
otsa korral ja aeg on tõusta pinnale. Tegelikult ju väga külm ei hakanud vee all, aga alati on hea, kui sul on pärast soe tee olemas. No vot, selline ta siis oli. Nähtavus oli kehva, vihm läks kõvemaks, aga tegelikult feeling oli ju hea. Et ma arvan, kui me tabame seda kohta mõni teine kord natuke külmemal ajal, et nähtavust oleks, siis on ta ilus. Järgmine kord uued kohad.